Tere, siin Brüsseli päevik Yana Toomiga ja salvestan ma seda Strasbourgis neljapäeval. Meil on siin lõppemas plenaaristungjärk, mis oli tegelikult väga pikk ja väga väsitav. Aga siin oli häid asju ja üks parimatest minu jaoks, ma loodan ka teile, on see, et teisipäeval Coreper hääletas selle poolt, et kinnitada triloogi tulemust. Triloog, tuletan meelde, on kolmepoolsed läbirääkimised Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel. Ja seal me saavutasime kompromissi failis, mille nimeks on, või siis direktiivis, mille nimeks on sotsiaalsete süsteemide koordineerimine Euroopa Liidus. See direktiiv oleks äärepealt tähistanud 10-aastast juubelit, sest sellega alustati aastal 2016. Ta on 2 korda purunud Coreperis, on peetud üle 20 triloogi, see oli hästi kurnav, hästi pikk töö ja siin müts maha Küprose eesistuja ees, Küprose kui eesistuja riigi ees, sest kui nemad alustasid selle faili kallal tööd, see oli jaanuaris, direktiivi poolt oli 14 liikmesriiki, aga hääletati teisipäeval juba 21 oli poolt, mis on tegelikult suur samm edasi, nii et suured tänud Küprose eesistujale, aga tegelikult ka meile kõigile, sest eks me pingutasime ikka verininnast väljas. Triloogiad olid päris kurnavad, nagu ikka läbirääkimiste puhul, milles on jutt. Ma olen sellest rääkinud, seda tuletan meelde. Meil on teatavasti Euroopa Liidus üks väga tähtis asi, mille nimeks on inimeste ja töötajate vaba liikumine. See tähendab seda, et kui ma töötan teises liikmesriigis, see on igati okei. Aga täna on olukord selline, et kui eestlane töötab näiteks Soomes ja siis kaotab töö, siis ta saab heal juhul endale ainult 3 kuu ulatuses Soome tööturaha. Siis ta peab tulema tagasi Eestisse ja võtma end halval juhul arvesse töötukassas, mis ei ole õiglane, sest inimene võib olla aastaid panustas teise riigi majandusse, tehes tööd ja maksas makse. Mõistagi selles süsteemis olid liikmesriiki, kes olid selle direktiivi vastu. Ja üks selline musternäide on muidugi Luksemburg, sest Luksemburgis peab pooled töötajad tulevad väljaspoolt riiki, Prantsusmaal, Saksamaal, Belgiast töötavad seal, siis lähevad tagasi ja nendel ei ole õigust samadele sotsiaalsetele hüvedele nagu kohalikel, vaatamata sellele, et inimesed panustavad üks konkreetse liikmesriigi majandusse. Nüüd see asi muutub. Ma loodan, ma olen tegelikult kindel, et 6. mail employment ehk siis tööhõive komisjonis me toetame Coreperi hääletustulemust ja siis kunagi kas juunis või juulis selle poolt hääletab ka parlament ja peale seda direktiiv on vastu võetud ja siis seda tuleb implementeerida. Ma ei näe isegi seda, et Eesti valitsus, mis viimase ajal kogu aeg vaidleb Brüsseliga, saaks midagi vastu öelda, nii et ma väga loodan, et see asi hakkab toimima ka meil Eestis. See on siis hea uudis. Mis puudub nädala sündmustesse, siis mind üllatas ja ärritas kõige rohkem ebaterve kära president Alar Karise ümber. Intervjuus Soome ajalehele Helsingin Sanomat julges ta öelda, et meie Euroopa peame juba täna valmistuma suhtlemiseks Venemaaga pärast sõja lõppu. Ja siis läks lahti. See avaldus teeb nõutuks, minnes vastulle Euroopa ja Eesti välispoliitikaga. See on surve ukrainlastele, et neilt järeleandmisi välja pressida ja need on sõnad, mis annaksid pigem võimaluse Putinil oma võimalusi, nõudmisi ja ultimaatumid esitada. Viimane tsitaat kuulub muidugi tuhandete lemmikule Margus Tsahknale. Tsahknal on presidendiga mingisugune kana kitkuda ja ta ei saanud kuidagi kõrvale jääda ka seekord. Ma ütleks, et olen Karisega 100% nõus. Tema näiteks leiab, et Euroopal oleks võinud Venemaad aastal 2022 kevadel läbirääkimiste laua taha tuua. Mina sellest kahtlen, isegi kui oleksime proovinud, poleks sellest ilmselt midagi välja tulnud, aga tõsi proovinud ka ei ole. Kuigi see pole põhjust täna Karist rünnata, eriti veel, et ta ei öelnud üldse seda, mida poliitikud hukka mõistavad. Tsiteerin, ei saa olla nii, et kui hetk kätke jõuab, on laua taga USA, Venemaa ja võib olla mõni 3. riik, aga Euroopat pole üldse. Euroopa vajab kiiresti selget plaani, kuidas Venemaaga käituda. Agressor tuleb peatada ja seejärel tuleb suhted üle vaadata. Venemaa peab muutuma, et temaga saaks suhelda. Meil on naaber Venemaa, nii peame leidma viisi, kuidas Venemaaga hakkama saada. Territoriaalsete järeleandmiste küsimus on Ukraina enda otsustada. Me ei saa öelda, mida nad tegema peavad. Tsitaadi lõpp. Milles ta eksib? Pole üllatav, et Karise Soome kolleeg Alexander Stubb nõustus. Tuleb aeg, ütleb Stubb, mil me peaksime avama kommunikatsioonikanalid Venemaaga.
peaksime tegema seda kollektiivselt ja mandaadiga, et ei toimuks mingit isetegevust. See tähendab Euroopa Liiduna, mitte eraldi Prantsusmaa, eraldi Ungari ja eraldi Eesti. Mind ärritab see, kui kergesti paljud poliitikud ja meedia moonutavad Karise mõtet, teevad sellest pealiskaudse toode, mida müüakse publikule sensatsioonina. Aga see pole ainult meie haigus. Täpselt samamoodi rünnati Saksamaa kantslerit Friedrich Merzi, kui ta ütles välja banaalse tõe. Lähima aasta-kahe jooksul ei saa Ukraina liituda Euroopa Liiduga. Esmalt peab lõppema sõda. Ei Karis ega Merts ei ütle, et Ukrainat ei peaks aitama. Fakt on see, et ühel päeval asendab sõda rahu ja alles siis võetakse Ukraina kindlasti Euroopa Liitu ehk ka NATOsse, kuid ka Venemaa jääb samal ajal sinna, kus ta on. Arvate, et Venemaa kaob äkki ära ja meil pole vaja valmistuda järgmiseks etapiks suhetes temaga, on ikka soovmõtlemine küll. Ja ma mõistan, et meie koalitsiooni jaoks on normaalne elada mitte reaalsuses, vaid roosade ponide maal. Aga kõik poliitikud ei ole õnneks sellised. Jumal tänatud. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.